Tere hommikust, kallid külalised, lugupeetud minister, austatud kolleegid, arhitektid, planeerijad. Mul on väga hea meel täna siin teie ees seista ja öelda, et me teeme Eesti ruumiloome ajalugu. Esimest korda Eestis me saame endale päris enda riigiarhitekti. Ja see ei tähenda seda, et täna me loome lihtsalt järjekordsed bürood või täidame järjekordse ametikoha. Me loome tähise, verstaposti Eesti ruumiloome ajaloos. Selle olulise päeva sisse juhatamiseks ma palun siia kõigepealt meie majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Head kuulajad, täna on pidulik päev, sest pärast pikka ootamist on Eesti riigi valitsemisse lisandunud väga tähendusrikas ja strateegiline roll, riigiarhitekt. Üle 20 aasta on sellest ametist räägitud ning nüüd tänu Maa- ja Ruumiameti käivitumisele on see teoks saanud. Mul on väga hea meel, et uueks riigiarhitektiks sai kogenud ja visioonikas valdkonna ekspert, kes aitab meil kujundada ja ellu viia tarka ruumiloomet, tänu millele saab Eestist tervikuna parem elupaik meile kõigile. Riigiarhitektil on strateegiline roll, mis aitab suunata meie elukeskkonna arengut. Targa ruumiloometa ei ole võimalik luua hästi toimivat ühiskonda. Arhitektuuri ja planeeringu kaudu väljenduvad meie väärtused, meie suhe keskkonna ja kogukondadega. Riigiarhitekt aitab meil riigina liikuda suunas, et Eesti oleks terviklikult ja läbimõeldult arenev elupaik kõigile ja kõikjal. Ootan, et riigiarhitektist saab meile oluline partner targa maakasutuse kujundamisel, planeerimisprotsesside kiirendamisel ning kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate abistamisel. Riigiarhitekt on kui ühenduslüli, kes toob erinevad osapooled ühise laua taha ning pakub lahendusi seal, kus tekivad ruumilised erimeelsused või vajakajäämised. Riigiarhitekt seisab selle eest, et kvaliteetne ruum ei oleks juhuse, vaid teadliku valiku tulemus. Eriti tähtis on see roll just nüüd, kui me oleme koostamas uut üleriigilist planeeringut aastani 2050. See ei ole lihtsalt dokument, vaid ühiskondlik kokkulepe, kus on kirjas põhimõtted, millisena näeme Eesti arengut järgmise veerand sajandi jooksul. Riigiarhitektil on siin kandev ülesanne tagada, et planeeringus seatud kvaliteetse ruumi põhimõtted, arengusuunad ja eesmärgid ei jääks vaid paberil ilutsema, vaid muutuksid käega katsutavaks reaalsuseks meie linnades ja külades, tööstusaladel ja loodusmaastikel. Riigiarhitekti töö tulemuseks peab olema ruum, mis on esteetiline, toimiv, kestlik ja inimkeskne. Ruum, mis toetab rohereforme, majandusarengut ja sotsiaalset sidusust. Ruum, milles inimesed tahavad elada, töötada ja panustada. Selle saavutamiseks peab riigiarhitekt tooma planeerimisse teaduspõhisust, rahvusvahelist kogemust ja süsteemset mõtlemist. Just nii, nagu üks visiooniga riik seda vajab. Soovin omalt poolt riigiarhitektile ja tema meeskonnale ning ka kõikidele teistele ruumiloome ekspertidele ja partneritele palju jõudu, tahet ja muidugi sihikindlust, et kujundada Eestist just selline riik, kus hea ruum toetab tugevat kogukonda, elujõulist majandust ja tasakaalus looduskeskkonda. Aitäh ja jõudu uuele riigiarhitektile! Aitäh, härra minister. Enne kui me kuulutame välja riigiarhitekti, tahaksin ma peatuda paaril olulisel teemal ja alustada kõigepealt üldsegi suurest pildist. Maa- ja Ruumiamet ehk MaRu, see kõlab ühtaegu suurelt, teisalt väga praktiliselt. Meie ülesanne on hoolitseda meie maa kui ressursi eest ning ruumi kui elukeskkonna eest. Ja see ei ole ainult tehniline töö.
see on tuleviku loomine, mida me teeme. Maa- ja Ruumiamet loodi selleks, et siduda senised killustunud süsteemid ühtseks tervikuks, tuua kokku parim kompetents, mis meil selles valdkonnas on. Meie töö ei piirdu ainult kaardistamise või maa-andmete pidamisega. Meie töö on aidata Eesti riigil kujuneda ruumiliselt targaks, sidusaks ja kestlikuks. Me ühendame strateegilise planeerimise, maapoliitika ja ruumiloome ühtseks visiooniks. Me tulime Maa-ametist, maaparandusvaldkond tuli Põllumajandus- ja Toiduametist, e-ehituse valdkond tuli Kliimaministeeriumist ja planeerimise rakenduslikud ülesanded tulid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist ja me oleme täna üks tervik. Aga selle visiooni keskmes on kvaliteetne ruum. Ruum, nagu minister ütles, kus inimestel on hea elada, ettevõtetel on hea tegutseda ja loodusel on võimalus püsida. Ja just sellesse raamistikku astubki täna meie esimene riigiarhitekt. Kes on see riigiarhitekt? See ei ole lihtsalt riigi peaarhitekt. Ta ei ole joonistaja ja ta ei ole kontrollija. Ta ei tee kõiki otsuseid ja ta ei joonista kõiki kaarte. Riigiarhitekt on ennekõike visionäär ja suunamääraja. See on inimene, kelle pilk ulatub kaugemale kui järgmine detailplaneering. Ta on nõustaja, partner, eestkõneleja. Ta aitab otsida vastuseid küsimustele, mida võib-olla täna veel ei oska isegi mitte keegi küsida. Kuidas me näeme Eesti riiki aastal 2050? Kuidas me elame, liigume? Kuidas me hoiame oma keskkonda? Ja mis kõige tähtsam, mida me peame täna tegema selleks, et sinna jõuda? Riigiarhitekt töötab Maa- ja Ruumiametis. Ta juhib strateegilise ruumiloome teenistust ning ta istub ka ameti juhtkonnas. Tema töö on siduda arhitektuur, planeerimine ja maakasutus riigi tasandil ühtseks tervikuks. Ja mida see riigiarhitekt siis täpsemalt teeb? Tema tööriistaks on praegu koostamisel olev üleriigiline planeering Eesti 2050. See on dokument, aga mitte ainult, see on ka lubadus. See on visioon, millesse on kaasatud erinevad ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, erinevad kogukonnad, ettevõtjad ja eksperdid. Ja riigiarhitekt kujundab ruumilise kvaliteedi visiooni ja seisab selle eest, et avalik ruum oleks mitte ainult toimiv, aga ka kaunis ja inimlik. Ta toob kokku erinevad valdkonnad, transpordi, kliima, elamumajanduse, energiapoliitika ja aitab ühendada nende ruumiliste vajaduste ühtseks strateegiaks põimimist. Ta lahendab suuri ja keerulisi ruumilisi dilemmasid, olles vahendaja, lepitaja ja lahenduste leidja seal, kus huvid põrkuvad. Ta nõustab riiki ja kohalikke omavalitsusi, aga ka ettevõtjaid, et suurprojektid ja väiksemadki arendused oleksid targalt paigutatud ning toetaksid ühist eesmärki, milleks on kvaliteetne elukeskkond. Ning muuhulgas ta toob Eestisse rahvusvahelise ja teaduspõhise mõtteviisi, hoides meid kursis maailmas toimuvaga ja tuues parimad lahendused meie oma konteksti. Ta ei ole kaugelt vaatav kriitik, ta on kaaslooja, kes tuleb ideedega laua taha ruumi mõtestamise faasis, mitte alles siis, kui juba projekt on valmis. Miks meil on seda riigiarhitekti vaja? Siin on pikalt ja kaua sellest institutsiooni vajadusest räägitud juba peaaegu 20 aastat. Ja selle ajaga võib öelda, et aeg on küps. Rohkem kui kunagi varem on meil vaja inimest, kes aitab siduda killustunud otsused, suunata keerulisi arenguid ja seista selle eest, et Eesti ruumiline areng oleks väärt meie inimesi ja meie maad. Me ei vaja lihtsalt rohkem hooneid ega paremaid teid. Me vajame ruumi, mis liidab, mitte ei lõhu, innustab, mitte ei väsita. Aga riigiarhitekt ei loo üksinda uut Eestit, aga ta aitab luua tingimused selleks, et me saaksime seda teha kõik koos. Et ruum, mida me loome, oleks säästlik, sidus ja väärikas. See roll ei ole pelgalt ametikoht, see on usaldusavaldus tuleviku suhtes. Veelgi enam, riigiarhitekt on märk sellest, et me võtame ruumi tõsiselt, et meie elukeskkond ei ole järele mõtlemata tagajärg, vaid teadlikult kujundatud väärtus. Me tahame riiki, kus kvaliteetne avalik ruum ei ole luksus, vaid norm, kus igas paigas
olgu see siis linnas või külas, on tunda, et keegi on mõelnud mitte ainult sellele, mis sinna ehitatakse, vaid mida see loob. Täna, kui me kuulutame välja Eesti esimese riigi arhitekti, võtame me ühtlasi selge kursi, mitte reageerida, vaid luua. Luua koos, targalt, tulevikku vaadates. Ja sellega kirjutame Eesti ruumilukku uue peatüki. Mul on sügav au ja vastutusrikas rõõm kuulutada välja Eesti esimene riigi arhitekt, kelle juhtimisel hakkab Eesti ruumiline visioon võtma selge tähenduse ja kuju. Ta on arhitekt, ta on ruumivaldkonna ekspert, ta on valdkonna eestkõneleja ja ta on Tartu endine linna arhitekt Tõnis Arjus. Aitäh kõigile ja tõesti Kati ja Erki, aitäh nende väga heade sissejuhatavate kõnede eest. Kõik olulised märksõnad olid väga ilusasti ka ministril välja toodud, millest ka mina kindlasti tahan rääkida. Aga alustuseks tuleb tunnistada, et kerge elevus on ka endal sees. Naisega tegime nalja, et läksin elevil olemisest lausa näos pruuniks, et pole kunagi suurest tordist välja hüppanud, aga tunne on samasugune. Kati siin proovis kiivalt saladuses ka hoida, et kes see järgmine riigi arhitekt siis või esimene riigi arhitekt siis on. Siin ta on tordist välja hüpanud. Aga saabudes siia, mul meenus üks väga huvitav sümboolne tõsiasi. 15 aastat tagasi siin samas ruumis või kõrvalruumis lõpetasin mina ülikooli, Kunstiakadeemia, linnaplaneerimine ja arhitektuur. Samas ruumis olid siin veel lõpetajaid, Joko Alender ja Aet ja Kaidi. Et tõepoolest väga sümboolne sündmus on siin 15 aastat tagasi toimunud. Ja meenus veel ka see, et täpselt see sama kell, mis on mu käe peal, kingiti mulle selle lõpetamise puhul, nii et märgid mõnikord universumis kuidagi töötavad. Nii et päris põnev lugu. Aga nüüd riigiarhitekti rollist rääkides, siis mis siin salata, vastutustunne on kõrge, kahtlemata, ja selle kandmine ei ole lihtne töö. Küll aga, kui ma olen ise jälginud seda, kuidas on ka meie avalikus debatis riigi arhitekti rolli mõtestamine muutunud ajas, selle sama 20 aasta jooksul, siis minu hinnangul väga positiivses suunas. Vaadates diskussioone siin veel 15 aastat tagasi, siis räägiti järjekordsest templimehest, kes kontrollib, kuidas asju ikka õigesti teha ja lükata asju tagasi ja nii edasi. Ei, täna me räägime rohkem riigi arhitektist, kes päriselt suudab erinevaid osapooli, erinevaid huvisid ühise laua taha tuua, ehitada võrgustikke ja päriselt toetada protsesse mitte siis, kui on liiga hilja, vaid eos. Tagada hea koostöö, hea ruumiloome, kvaliteetsed ruumiloome põhimõtted kohe seal, kus me saame sekkuda, päris alguses. Ja see on minu arust väga oluline tõsiasi, millele me peame täna ka, kui me räägime planeeringute tõhustamisest, rõhku panema. Me ei tohi menetleda menetluse pärast, vaid me peame menetlema selleks, et tagada hea ruum. Ja selle hea ruumiloome sammud tehakse siis, kui me teame, mis me teeme, kui meil on õiged kompetentsid laua taga õigel hetkel ja me sekkume kõik siis õiges faasis ja asjakohaselt. Nii et see on minu arust hästi oluline praegu, et riigi arhitekti funktsiooni roll tegelikult ja selle funktsiooni sõnastus on ajas muutunud ja mul on tõesti siiralt hea meel just sellisel hetkel see positsioon siis ka kanda võtta. Aga nüüd, kui veel mul paluti, et ma räägin iseendast ka, teen siis kergelt, mitte liiga pikalt, kuigi mul anti kella 11 aega, nii et mul on siin üksjagu aega siiski rääkida. Et siis pärast seda, kui siin samast ruumist väljusin, tegime vahva selfie hüpates kaamera ees, lõpetasime ülikooli, siis pärast mõnda aega erasektoris praktiseerimist kutsuti mind Tartu linnavalitsusse, linnaarhitektiks aastal 2012. Ja seda ametlikku rolli kandsin ma 11 aastat, mis on võrdlemisi pikk aeg, küll aga linnaarhitekti roll toona muutus üksjagu, mis muutis ka minule kindlasti selle teekonna nii-öelda ka etapiviisiliseks ja varieeruvaks. Et vastasel juhul 11 aastat ühel kohal töötada ei soovita inimestele.
Küll aga siis nüüd juba siis ligi 2 aastat tagasi ma lõpuks otsustasin, et ma tahan saada ka erasektori kogemust taas kord ja tänase päevani ka hetkel veel töötan konsultatsioonibüroos Milton, kus mul on olnud tõeline au ja rõõm toetada erinevaid sektoreid kvaliteetse ruumi teemades, aga mitte ainult laiemalt elukeskkonna küsimustes, olgu see siis puudutagu see energeetikat või transporti või muud. Ja võib-olla, mis on see kogemus mulle kõige rohkem andnud ja mida ma tahan kaasa võtta ka taaskord avaliku sektori naasedes, on just nimelt see kogemus erasektori mõtteviisist, milleks on väga teadlik arusaamine, et meie ressursid on piiratud ja ressursside all pean ma silmas inimesi, aega, aga loomulikult ka raha. Ja ma olen seal tõesti saanud kätte taaskord selle kogemuse, kui tähtis on mõelda, et kuhu me siis neid ressursse suuname ja kuidas me teeme protsesse nii, et see oleks võimalikult läbimõeldud ja kaasav, aga ka võimalikult tõhus ja ressursitõhus. Et seda kogemust ma olen sealt 2 aastaga kõvasti saanud, lisaks täiendavatele muudele kogemustele, et väga, väga hea teekond on see olnud ja võtan need kogemused kaasa kindlasti riigiametisse ka. Ja kui nüüd rääkida võib-olla ka põgusalt siiski ka kõige olulisematest rõhuasetustest, mida ma pean oluliseks riigiarhitekti rolli asudes, siis kõigepealt on üsna selge see, et kui me tahame tagada head, terviklikku, läbimõeldud ruumi kvaliteeti väga paljudes erinevates otsustes, mis toimuvad väga paljudes erinevates ametites, siis meil on vaja ühtset visiooni. Ja Erki ka rääkis Eesti üleriigilise planeeringu koostamisest. See on ülioluline protsess, mis täna on käimas, kus mul on ka senises ametist tulenevalt olnud rõõm ka osaleda, kuid nüüd riigiarhitekti rollis kindlasti olen selles protsessis süvitsi sees. Ja üleriigiline planeering, seda tehakse juba 3. korda Eestis iseenesest, kuid varasemalt on olnud ta pigem deklaratiivne dokument. Minu hinnangul meil ei ole mõtet planeerida liiga deklaratiivseid dokumente, meil on vaja päriselt konkreetseid suuniseid seada, kuhu meie riik areneb ruumiliselt. Ja täna selles protsessis tööd tehakse. Eile tutvustati asustuse uuringut, mis on 500 lehekülge teadusteksti, ülipõhjalik ja ülikonkreetne, kuhu Eesti riik ruumiliselt areneb ja kuidas me peaksime seda suunama nii, et meie ruumiline areng oleks kestlik ja tagaks ka pikaajalise julgeoleku. See on väga hea suund, mis on valitud ja mul on väga ainult rõõm kohe sinna protsessi sisse hüpata. Ja nüüd riigiarhitekti roll on võtta nüüd see terviklik visioon, mis ametlikult valmib aasta 2026 lõpus ja nüüd, kui meil on sihid seatud, siis päriselt praktikasse see viia. Ja toetada erinevad osapooli, loomulikult ei ole siin üks inimene, kes nüüd kõike tegema hakkab, vaid toetada erinevad osapooli, töötada välja erinevaid meetmeid, mis nüüd neid ühiselt jagatud visiooni sihte hakkaksid siis ka toetama ja sammhaaval ellu viima. Mitte miski selle juures ei ole lihtne, aga elu ei peagi lihtne olema. See on okei. Nii et visioon on number 1 teema. Number 2 teema on see, mida on riigiarhitekti rolli juures väga palju rõhutatud, on see, et laias laastus on tegu kompetentsikeskusega. No üks inimene ei saa olla keskus, aga me räägime laiemalt Maa- ja Ruumiametist, aga ka laiemalt erinevatest ruumiloomega tegelevatest partneritest, siis see kompetentsikeskuse formaat on väga hea märksõna, mis tähistab riigiarhitekti olemust. Ja mõte on väga lihtne. Meil on tegelikult väga palju tarkust Eesti riigis ja ka väljaspoolt Eesti riiki võtta, mis ruumiloomet ja head kvaliteetset ruumi puudutab, aga see tarkus tuleb kusagil kokku tuua. Ma olen siin viimase 1,5 aasta jooksul hästi palju erinevaid turuosalistega töötubasid läbi viinud ja üks märksõna, mis igal pool välja tuleb, on see, et ma ei tea, kuhu helistada. Et kus on see üks koht, kus ma saan ruumeteemalist informatsiooni kätte. Mul meenub üks teine nali, mis Art Müller tegi, mitte küll naljana, aga kui ta ootas Tallinna linnaarhitekti, siis ta ütles, et ma tahaks, et mul oleks üks inimene, kellele helistada. Et nüüd ta siis Andromeni näol selle sai. Ja see võib tunduda nagu banaalne natuke ka, et mis mõttes sul on nüüd inimene, kellele helistada. Come on. Aga see sümboliseerib tegelikult seda, et me peame tegelema pidevalt kogu selle kompetentsi, Eestis paikneva kompetentsi süstematiseerimisega, kokkutoomisega ja laiali jagamisega. Olen ise ka oma praktikas viimasel ajal kogenud olukordi, kus minule tulevad infokillud teadusasutusest, kus oodatakse mingit lahendust ringmajanduse edendamisel. Mulle tuleb infokild, kus üks erasektori tegija tahaks edendada ringmajandust ja siis tuleb üks 3. infokild,
kus üks startup tahaks välja töötada ringmajandust edendavat digitööriista. Need 3 inimest ei oleks kokku saanud, kui poleks olnud üks inimene, kes need inimesed oleks kokku viinud. Nüüd see on niisugune väikese skaala näide, aga see tegelikult illustreerib väga hästi, mida tähendab võrgustike loomine ja kompetentsi jagamine. Et tuua kokku parimad praktikad ja võimestada üksteist läbi selle ühtse info välja loomise. Et number 2, kompetentsikeskus. Kolmandaks, see, mida me täna meedias ka videalt loeme, millele ka minister viitas, loomulikult planeerimissüsteemi tõhustamine. Ja viin selle veel laiemaks, ja tegelikult me peame vaatama meie ehitatud keskkonna kujunemise kogu elukaart, alates idee tekkest, planeerimine, lõpuks ehitusõiguse andmine ja valmis ehitamine. Kogu selle tsükli terviklik vaatamine on ülitähtis. Ja mida täna, kui turuosalistega arutada, et siis milles need probleemid seisnevad, väga tihti seisnevad tegelikult selles, et me kipume väga sageli menetlema tõesti justkui nagu menetluste pärast ja planeerimisprotsessis see töö, mis peaks minema nüüd heade valikute tegemisele, õigete inimeste õigel hetkel kaasamisele, väga sageli tegelikult, nagu Anni Konsap ütleb, me tegeleme kohtukindluse kiirutamisega. Me lihtsalt kiirutame selleks, et meie lahendused oleks võimalikult kohtukindlad. See väljendab natukene seda, et meil on kadunud aegamisi usaldus üksteise vastu. Vähemalt see on see, mida mina olen oma praktikas näinud. Ja siin ei saa kedagi süüdistada. Me peame kõik erinevad osapooled ühe laua taha tulema, kes peavad üksteist kuulama ja üksteist harima ja üksteist mõistma. Ja ainult seeläbi saame me leida ka sellised protsessid, sellised tõhusad viisid, kus me tagame hea ruumi kvaliteedi sellisel moel, et kedagi ka ei hanitataks. Ja selle usalduse kadu me oleme näinud sellisel moel, kui lihtsalt Eestis on ka olnud planeerimissüsteem, ütleme siin 90-ndatel, 2000-ndate alguses, võrdlemisi, ütleme nii, et kehvema kvaliteediga, olime väga liberaalsed. Ja siis juhtus ka ruumis asju, mida me ei oleks võib-olla tahtnud, et oleks juhtunud. Sellele vastukaaluks tekkis väga tugev kodanikuühiskond ja väga tugev ülereguleerimine, sest et me hakkasime lahendama probleeme, me hakkasime kõike hästi detailselt reguleerima, detailplaneeringud läksid hästi detailseks, sest et me tahtsime vältida varasemaid vigu. Ja see on viinud nüüd teise äärmusesse. Me peame nüüd mõistma seda, et tegelikult meil on aega üksteist usaldada. Me näeme täna erasektoris väga häid ideid, kuidas inimesed päriselt tahavad panustada heasse ruumi, aga me oleme lukustanud väga detailsetesse reeglitesse, kus isegi kui arendaja tahab teha asfaldi asemel rohkem haljastust, ta ei tohi, sest et detailplaneeringus on täpselt ruutmetraaž kirjas, kui palju on asfalti vaja panna. Ja see on tõesti see, kus me oleme, siin ei ole lihtsalt lahendusi, sest kui oleks, siis oleks juba ära tehtud. Küll aga need on need sihid, millega me peame tegelema ja väga sügavalt nende teemade üle järelmõtlema. Nii et 3. teema oli siis planeerimise läbimõtlemine, tõhustamine ja selle rõhuasetus kvaliteedile ja sisulisele tööle. 4. teema, mida ma veel eraldi esile tooks, on koostöö ja võrgustiku loome. See on loomulikult seotud kõigi nende eelnevatega, aga ma tahaks väita, et riigi arhitekti ja ka Maa- ja Ruumiameti ülesanne laiemalt on just nimelt võrgustike loome. Võrgustikes tegutseme me tegelikult igapäevaselt, olgu nad formaalsemad või vähem formaalsemad, kuid koostöö, eriti õhukeses riigis, kus Eesti on A ja O. See võib-olla on isegi liiga banaalne sõna, aga ma usun, et te mõistate, mida ma selle all mõtlen. Ja kui meil on ressursid piiratud, ja ressursid on Eestis piiratud, inimressurss on Eestis piiratud, siis nende ressursside ühildamine erinevate partnerite vahel on ääretult oluline ja asi, millesse tuleb vaeva panna ja neid koostöövõrgustikke ehitada. Ja see on teema, millega riigi arhitekt kindlasti peab tegelema. Ja olgem ausad, ka kõik need teenused, mida nüüd ka riigi arhitekt ja Maa- ja Ruumiamet täiendavalt täitma hakkab, tegelikult see teenuse disainiprotsess alles läheb käima. Mina asun tööle 9. juuni ja siis me ka usinalt tööle asume. Maa- ja Ruumiamet on ju ka loodud 1. jaanuar või asunud tööle 1. jaanuar ja teenuse disain käib meil praegu tõhusalt igapäevaselt, kus tõesti süsteemselt selle teenuse disainiga tegeletakse ja riigi arhitekt asub sinna sisse sellesse protsessi alles kõikide osapooltega ehitama seda, et mis rolle ka täpselt ja konkreetselt ja milliste partneritega koostöös riigi arhitekt siis täitma hakkab. Nii et töö seisab veel kõvasti ees. Mul on veel aega tund aega, nii et ma ikkagi natuke räägiks veel. Aga need 4 punkti, mis ma juba välja tõin, on siis tõesti see, et terviklik visioon. Teiseks, kompetentsikeskus. 3. ma rääkisin planeerimise tõhustamisest ja 4. koostöövõrgustikud.
Mis ma veel tahaks välja tuua, on nimelt see, et mis on need peamised väljakutsed, mille ees me täna oleme Eesti maa- ja ruumipoliitikas. Ja alustades kõige üldisemast, siis ilmselgelt me peame üha rohkem mõistma seda, et Eesti maa, Eesti ruum on piiratud ressurss. Eestis, kus me oleme võrdlemisi, meid on vähe, maad on per capita justkui palju, me unustame selle hästi lihtsasti ära. Võrrelda siin näiteks Hollandi kultuuriga, kui sa vaatad seal, kuidas graafilised disainerid õpivad igat ruutsentimeetrit või millimeetrit paberi peal läbi mõtestama, sest nad mõistavad geograafiliselt ka, et meil on ruum väga piiratud, nad on pidanud võitlema selle ruumi eest ja maa eest, mis neil on. Eestis me kipume seda unustama. Küll aga näeme me täna, et ka meil on maa piiratud. Ja laristav maakasutus tegelikult viib selleni, kus meie ressursi kasutus per capita on kõrge, kus meie ühiskonna ülalpidamine on selle tõttu kallis ja kus selle mõjud pärast ka üksikindiviidile on kallid ja keerulised, koormavad. Ja meie ruumi arengupraktika on, kui nüüd anda veidi laiemalt konteksti sellele, siis täna selline meie asustuse stsenaarium, trendide põhine stsenaarium viib meid sinna, kus pealinnastumine jätkub, ja ülejäänud Eesti loomulikult siis selle arvelt kahaneb. Kusjuures pealinnastumine ei tähenda seda, et Tallinn tiheneks või kasvaks, vaid Tallinna lähialad kasvavad ja tihenevad ja seda loomulikult looduskeskkonna arvelt. Me räägime siin sellega seonduvalt toidujulgeolekust, me räägime suuremast pendelrändest, liikumisvajadustest ja see laias laastus tähendab seda, et kui sa ühe asula maha jätad ja teise asula pead üles ehitama, siis sellest kumuleeruv ressursikasutus kogu aeg ainult kasvab. Üks lihtne näide, kui me täna muretseme selle pärast, et taristu investeeringutesse on vähe raha panna, loomulikult on vähe raha panna, siis üks põhjus selleks ongi see, et meie lihtsalt per capita kilometraaž taristut on kogu aeg kasvanud. Inimarengu aruandes on välja toodud, et aasta 2000 kuni 2017 vahemikus kasvas asula pindala umbes 140 ruutkilomeetrit, see on umbes 6-7 Viljandit on juurde tekkinud Eesti Vabariigis. Mis kõik tähendab seda, et me ilmselgelt ju mingisugused teid kinni ei pane, mingit hoonestust me ikka peame üleval pidama, mis on tühjenemas, aga see ülalpidamiskohustus üle Eesti on pidevalt kasvanud. Küll aga vinguda ei tasu ja nutma ka ei tasu hakata, vaid see on lihtsalt fakt, millega me peame arvestama. Ja nüüd Eesti üleriigilises planeeringus praegu, mida siis koostatakse, analüüsitaksegi seda, mis on need võimalikud stsenaariumid, kus me saame sekkuda ja muuta seda trendi mingilgi määral. Pealinnastumine jätkub niikuinii kõikides stsenaariumites, see on üsna selge. Ja see, et meil on ka tugev rahvusvaheline kese, Tallinn ja Tartu mõlemad, see on ilmselgelt tähtis ja oluline. Küsimus on, kuidas me toetame veel teisi regioone sellisel moel, et kahanemine, mida praegu stsenaarium näitab isegi Viljandi ja Rakvere puhul ligi 30% aastaks 2050, mis on väga suur mõju nendele keskustele, kuidas seda ära hoida ja kuidas toetada seda ruumilist arengut seal. Ja omakorda me peame tõsiselt tegelema ikkagi valglinnastumisega. Ja valglinnastumise all ma ei mõtle eeslinnastumist, tark eeslinnastumine on väga okei asi, kui inimesed tahavad kolida, asuma, elada hõredamalt, siis see on väga okei. Valglinnastumise all pean silmas monofunktsionaalseid asumeid, kus inimesed tegelikult on pärast liikumisvaesuses ja nad avastavad, et see elukeskkond, milles ma unistasin, tegelikult see ei ole siin. Me peame toetama nende valgunud alade arengut, et luua neile sotsiaalset taristut ja samal ajal me peame ka tegelikult tõsiselt tegelema sellega, et see mõtlematu valgumine siiski lõpeks. Nii et kompaktsus ja koos olemine on väga olulised märksõnad meie Eesti maa- ja ruumipoliitikas ja ilmselgelt kompaktsus tähendab ka lõimunud sidusat ühiskonda ja see on see, mille nimel kindlasti me peame kõvasti veel tööd tegema ja see on kõik väga, väga tore väljakutse. Üks teema, millele ma veel rõhku panen, on kindlasti jätkates selle ressursikasutuse ja mõistliku maakasutuse põhimõtetega on ka ehitustasandil renoveerimine. Me oleme täna kõvas renoveerimise väljakutses, me oleme seadnud sihiks 14 000 korterelamut ära renoveerida selleks, et saavutada kliimaneutraalsus. See on väga suur ambitsioon ja täna me selles suunas kindlasti nii ambitsioonikalt ei liigu kui vaja. Küll aga see puudutab laiemalt seda, et kuidas teha nii, et me väärtustaksime eelkõige olemasolevat ja mitte ei sooviks alati uut. See ei ole ka isegi psühholoogiliselt, see ei ole alati intuitiivne lähenemine. Mulle meenub ise, kui me elasime lapsega väga heas elukeskkonnas, vanalinnas peaaegu, et
aga laps nägi kuskil pilti ilusast majast, mis oli ehitatud Tartu lähedal. Miks me sinna ei koli, paps? Vaata, meie maja on kole ja vana ja katki. Krohv pudenes kuskilt natukene. Kuigi tohutult hea kinnisvara. Ja tegelikult sellised mõtted käivad inimestel kogu aeg peas. Nüüd oluline on siis see järelikult, et me peame panustama olemasolevasse taristusse, olemasolevasse avaliku ruumi, olemasolevatesse hoonetesse selleks, et see keskkond oleks atraktiivne, et me tahaksime sinna tulla. Ja tihti see tähendab ka suuremaid sekkumisi. Eelmisel nädalal toimus üks väga tore konverents, EISi korraldatud Roheline laine, mida ma aitasin kokku panna ja kutsusin sinna Aarhussi linnast arhitektplaneerija, kus nemad on ette võtnud sellise linnaosa nagu Kellerup, mis on ehitatud 60-ndatel. Laias laastus meie Lasnamäe. Ja väga suured sotsiaalsed probleemid olid seal aastakümneid, kuni nad võtsid ette väga tõsise ruumilise muutuse, kus nad mitte ainult ei rääkinud renoveerimisest, vaid nad tegelesid kogu avaliku ruumi ümbermõtestamisega, sadeveelahendustega ja uute elamisviiside sisseviimisega. Selleks, et see ruum seal ka sotsiaalses tähenduses oleks mitmekesine. Ja see, mida seal on tehtud tänaseks, kuidas see on muutnud tegelikult ka kogu seda sootsiumit selles piirkonnas, on väga muljetavaldav. Nii et meil on väga palju rahvusvahelisi kohti, kus sellest õppida. Ja sellega omakorda haakub teema, mida te võisite näha Johannes Tralla saatest, mis arve on majandus, kus räägiti kodupoliitikast. Samuti väga oluline teema, millesse kindlasti ka riigiarhitekt hakkab omal maal panustama. See, et tagada, et meie elukeskkonnad oleksid mitmekesised, kättesaadavad. See ei tähenda seda, et kõik peavad saama elada mere ääres, rõduga, parimates vaadetes, ei pea ja ei tahagi ilmselt. Aga see peab tähendama seda, et meil oleksid elukeskkonnad, mis on mitmekesised, kus inimene selleks, et kui tema leibkonna profiil ajas muutub, ei peaks selles piirkonnas tingimata välja kolima, vaid tal on tegelikult võimalik valida selles piirkonnas erinevaid eluviise. Ja need on need suured sihid, millega tõesti minu arvates ja väljakutsed, millega tegelema peab. Nii et 3 punkti. Meie maa on piiratud. Tähtis on ressursi kasutus, mis tahes skaalas, linnaplaneerimise skaalas, kuni materjalideni välja, ringmajanduse edendamine igas mõttes. Ja 3, segregatsioon ja terviklikud linnad. Nii et ma ei rääkinud päris kella 11-ni, nii et meil on võimalus kasutada seda aega, et küsida küsimusi ja võib-olla mõni kaameramees tahab teha mõne intervjuu või Kati tahad sa ka veel midagi öelda, aga minu poolt praegu kokkuvõtteks ma siiralt tänan selle usalduse eest ja ma siiralt loodan, et see, kuidas riigiarhitekti roll on ajas välja kujunenud läbi väga paljude partnerite koostöö, et täpselt sama tugevas koostöös jätkub selle institutsiooni läbimõtestamine. Sest et see on praegu alles esimene samm. Aitäh teile! Aitäh, Tõnis! Ja mina omalt poolt saan sulle soovida kindlat meelt, jõudu, jaksu ja vastupidavust eelkõige. Aga esmalt, kas on siin külalistel mõni küsimus, mida soovitakse küsida? Ja aitäh, Tõnis, hea meel selle üle, et just sina oled see esimene riigiarhitekt ja et see on saanud teoks. Mis sa ütleksid Eesti omavalitsuse arhitektile, kes võib-olla vaatab täna õhtul uudiseid kerge sellise värinaga, et kas nüüd tuleb keegi, kes ütleb, kuidas me peame hakkama käituma, et kuidas sa lähened. Ma arvan, et tegelikult need kohaliku tasandi ruumiloome kokkutoojad, juhid on võib-olla sinu kõige olulisem sihtgrupp, mis sa neile ütled? No ütleme nii, et seda ma natuke puudutasin ka, et me oleme näinud seda, kuidas riigiarhitekti institutsiooni sõnastamine on ajas muutunud. Ja kui võib-olla alguses olidki need jutud sellised, et kuulge, et meil on vaja siin ühte tarka, kes läheks ja aitaks neid, kes ei ole nii targad, siis täna me oleme hoopis teises situatsioonis. Esiteks ma ei ole nii väga tark, aga teiseks meil on väga tugevad kompetentsid kohalikes omavalitsustes ja kohalike omavalitsuste autonoomia on A ja O Eesti riigis. Ja see on A ja O Eesti riigis. Riigiarhitekt saab eelkõige abiks tulla esiteks seal, kus abi vajatakse, kus seda küsitakse.
ja ta saab tulla appi siis, kus kohaliku omavalitsuse autonoomial jäävadki käed lühikeseks. Ehk siis, kui me räägime laiematest võrgustikulistest objektidest, mis puudutavad erinevaid omavalitsusi, kui me räägime laiematest ruumiotsustest, mis puudutavad teemasid ja tegevusi, mis ületavad omavalitsuste piire, siis meil on vaja ühte neutraalset lauda, kus koos kokku tulla. Et see on kahtlemata üks koht, kus riigiarhitekti roll peaks paiknema ja see on funktsioon, mida meil tegelikult väga ei ole olnud. Just nagu eelkõige ruumipoliitika vaatenurgast. See on väga tugev, ma arvan, signaal. Ja teine teema on see, et ma näen seda, et minu hinnangul, minu arvates rõhuasetus ei peaks kindlasti olema tugevatel omavalitsustel riigiarhitekti suhtes. Meil on väga tugev Tartu, väga tugev Tallinn ja mitmed teised omavalitsused, kes saavad ruumipoliitikaga väga hästi hakkama. Küll aga me näeme ju väga suurt ressursipuudust paljudes teistes omavalitsustes. Kokku on loomulikult omavalitsus meil 79 ja see, et eeldada, et nüüd igale poole jõuab üks väike tiim toeks, igapäevaselt ei ole mõeldav. Seega me peame mõtlema välja erinevaid süsteeme ja viise, kuidas me nende jõuame. Ja see ongi nüüd see kompetentsikeskuse formaat, kus me siis tõesti saame häid praktikaid koguda Eestist ja välismaalt kokku ja neid laiali paisata. Ja näha neid vajadusi erinevates omavalitsustes, mis seal on ja nüüd suunata sinna sihipäraselt teatud tuge ja teatud teadmisi. Nii et see märkamine, kuulamine, pidev suhtlus, kompetentsi jagamine, ma arvan, et see on nagu üks peamisi võtmeid seal juures. Ja ma täpsustan Tõnisele juurde, et meil käivitub ka Maru Akadeemia, mis tähendab seda, et see on just see sama kanal, kus see kompetents hakkab välja paiskuma Maa- ja Ruumiametist. Nii, kas on veel mõni küsimus? Eestlastele kohaselt. Jüri ikka küsib, jah? Tõnis, aitäh sulle, et sa selle posti vastu võtsid ja meil kõigil on tõesti väga hea meel. Räägi natukene oma plaanidest meeskonna suhtes. Asun tööle 9. juuni, sinna veel aega. Aga siin on üks asi, mis tuleb kohe ära klaarida, et ülioluline on ikkagi rõhutada seda, et me ei saa määramatult kasvatada Eesti avalike teenistujate ampluaad ja mahtu. Küll aga täna on mul just väga hea meel asuda Maa- ja Ruumiametisse tööle hetkel, kus Maa- ja Ruumiametis toimub tõsine teenuste ülevaatamine, mis tähendab ka personali tegelikult ülevaatamist, et milliseid pädevusi meil on vaja, kes mida teeb, kuidas töövood töötavad ja nii edasi. Ja julgeid samme juba on seal ametis tehtud. Ja minu jaoks on nagu esimene küsimus ja samm, kui ma tööle asun juunis, on kõik need kompetentsid, mis Maa- ja Ruumiametis on, ära kaardistada. Väga sageli näen ma seda, et me kipume võtma inimesi tööle enne, kui meil on tegelikult idee, mida me nende inimestega teeme. Nii ei tohi teha. Me peame enne välja mõtlema, mis on meie probleem ja väljakutse ja siis me leiame sinna ka need kompetentsid. Ja ma väidan, et väga palju neid kompetentsi on juba Maa- ja Ruumiametis olemas. Ja Katiga suheldes ka, Katil on väga uuendusmeelne, väga kaasaegne mõtlemine juhtimissüsteemides. Koos hierarhiaga, mis sul on bürokraatlikus süsteemis peab olema, on tegelikult ka horisontaalne juhtimine seal kultuuri sisse kirjutatud. Ja läbi sellise juhtimissüsteemi tegelikult on võimalik hästi erinevad kompetentsed kaasamine vastavalt vajadusel. Aga loomulikult riigiarhitekti, nagu öeldud, üks inimene ei tohi kunagi nagu kõigega tegeleda. Ehk siis selle tuumiktiimi kasvatamine on tähtis. Ja on üsna ilmne, et sellised esimesed kompetentsid, mis peavad sinna juurde tulema, on arhitektuuri kompetents, planeerimise kompetents. Ja ma võib-olla tahaks väita, et isegi selline projekti juhtimise ja teenuse disaini kompetents. Et inimesed, kes päriselt on nendes valdkondades tugevad eksperdid, hästi võrgustunud heade kogemustega ja suudavad neid teemasid ka edendada koostöös riigiarhitektiga. Need on sellised peamised tuumikülesanded. Aitäh. Kas veel mõni küsimus? Hetkel tundub, et ei ole, aga siis on mul hea meel öelda, et nüüd on riigiarhitektil võimalus intervjuudeks ja külalistel on võimalik nüüd suhestuda omavahel. Ja selfiesid teha. Aitäh!